lapsed ja arutud ei suuda mõista fraasis sulg on lahedam kui mõõk peituvat tõe. On selge, et Jeesuse jüngrid võtsid neid hoiatusi väga tõsiselt ning pidasid keele valitsemist tähtsaks osaks kristlikus elus, nagu tänases evangelistist loetud tekstiski juttu on. Kui keeruline see igapäevaelus vahel olla võib ning millist enesedistsipliini see nõuab, teab vast igaüks, kes vähegi on püüdnud issanda meelt omaks võtta. Teisalt, nagu sõnum, mille tarvitamise eest tuleb hoida, nii ka sõnum, mida ütlema tuleb end vahel sundida. Ajal, mil nii-öelda avalik arvamus peab tugevatest inimestest, neist, kes on väliselt edukad, enesega toime tulevad ja tegijad, on väga raske tunnistada üksteisele, kui oleme millestki eksinud ja peame andeks paluma. Tihtipeale, mida me teeme, kui oleme eksinud. Ütleme, palun andeks või palun vabandust. See mokaasest veel, palun andeks või palun vabandust on sageli parim, mida suudame endast välja üldistada. Ja ometi tunneme, et pinged on õhus ning lepituseks oleks vaja enamat. Sõnast ainsast võib tulla liht, nagu alganuks tuntud estraadil. Kuid kust saame selle sisemise jõu, et tühistest ja kahjustavatest sõnadest hoiduda ning pühas armastusest kantud siiraid sõnu öelda? Kust leiame jõu, et elada hea elu nende sõnade tõelises tähenduses? Omal jõul ei suuda me tihtipeale omal inimesele häid sõnu ütelda. Kindlaid lahendus ja viis on tulla Jeesuse juurde, vaadata teda, kes ise on armastus, ning lasta temal oma elu uuendada. Nagu osutab Rumeenia märterpastor Richard Wurmbrand oma raamatus Võidukas usk, on oluline huvitav osa evangeeliumist ka see, mida ei pandud kirja. Näiteks ei leia me kusagil piiblist, et keegi oleks Jeesuse enda käest midagi pärast andeks pannud. Inimesed vaatasid Jeesusele otsa ja nägid, et andeks andmine on seal. Peetrus ütles kord nii valesti, et Jeesus pidi nimetama teda saatanaks.
andnud sulle osa oma elust. kui tuled pühapäeval kirikusse, näed teda veelgi vallandada ja enda eluleivana sakramendis omadele anda. Niisugused kohtumised ja ühendus toovad endaga sisemise muutuse pühadusele ning ühel päeval võid end leida kogemas solvangust hoiduda ja head kõnelda ka inimlikult ebamugavates olukordades on kerge. kui Kristus elab sinu läbi ning sina